teemegi suure aplausi ja võtame vastu meie oma JCI liige Karolin Kairo Kasman. Palun! Tere! Valutamine on selline huvitav asi, et ega ma seda hästi ei ole osanud. Ma praegult harjutan päris aktiivselt ja teadlikult. Aga ma arvan, et ei ole väga meelevaldne, kui ma ütlen, et kõik, kes me täna siin oleme, kõik meie JCI liikmed, et me oleme hästi sarnased. Me oleme sarnased selle võrra, et me oleme aktiivsed, hästi innovaatilised, me tahame oma elus saavutada, me toetame teineteist selle organisatsiooni sees. Kuid miks ma täna siin olen, on see, et kogu selle positiivse toetuse juures, mida me teineteisele anname, on midagi veel, mida me saame teineteisele anda. See on see osa, mida me sageli häbeneme ja mida me ei jaga. Need on need hetked siis, kui kõik ei lähe päris nii, nagu me planeerinud oleme. Mina olen Karolin ja mina olen täna siin sellepärast, et rääkida teile depressioonist. Depressioonist läbi oma kogemuse. Ma võtsin igaks juhuks endale natuke vajalikke materjale kaasa. Et paljud teavad mind kui hästi aktiivset JC liiget. Ma olen võtnud osa peaaegu väga mitmetest projektidest, mis me siin viimase 3 aasta jooksul oleme teinud. Ma olen seda teinud algusest peale, sellest hetkest, kui ma JC liikmeks astusin. Kuid mida väga paljud ei tea, on see, et umbes samasse ajajärku jäi minu elu üks kõige keerulisemaid perioode. See oli see aeg, kus ma tegelesin aktiivselt sellise raske haigusega, nagu on depressioon. Vabandust. Teate, ma olen V-tähemärgist ja selles mõttes on vesi mulle nagu alati selline, mis on minuga koos. Ja, et kogu selle positiivse hoiaku ja sellise tugeva väljanägemise ja sellise rõõmsa ja teisi motiveeriva toimetamise taga oli peidus midagi, mida ma üldjuhul kellegagi ei jaganud. Sellest ei tea ka päris paljud minu enda isiklikud tuttavad, sest et see on midagi, mida mulle tundub, et inimesed väga palju ei mõista. Mida see tähendab, see depressioon? Et selle jaoks on Wikipedias kindlasti oma mingisugune definitsioon, teadlastel on omad definitsioonid, kuidas nad kirjeldavad, kes näeb seda kui ajukeemia muutust, kes natuke teise vaatevinklist, kuid täna mina räägin, mis toimub inimesega siis, kui tal on depressioon. Kust kohast ma üldse tunnistasin, et mul on selline haigus. Ega ma seda ei tunnistanudki. Sinnamaani, kuni mul lihtsalt ei olnud võimalik enam sellest mööda minna. See oli 2019 kevade periood, kus minu mäluhäired olid nii suured, et ma ei olnud võimeline tegema enam oma igapäevatööd. Mida see tähendas? Oli see, et ma pidin ette valmistama dokumentatsiooni ja kui mul oli vaja kirjutada leping Pille nime peale, siis ma kirjutasin sellele hoopis Priidu nime. Pärast seda, kui ma hakkasin avastama, et ma selliseid vigu teen, hakkasin ma suuremat tähelepanu sellele pöörama. Ma ajasin näpuga järge 23. märts ja ma kirjutasin 17. veebruar. Kuidas mu aju seda ei märganud, ma enam ei teadnud. Kuid ma teadsin, et ma andsin endast 110% ja välja paistis see, et ma olen lohakas, ma ei keskendu, ma teen oma tööd üle jala. Ja kõik see kokku
kokku viis järjest suurema ja suurema allaveeremiseni. Seni, kuni ma seda tööd lihtsalt teha enam ei saanudki. See oli seesama kevad, kus ma tegelikult juba hakkasin endale tunnistama, et kõik ei ole okei. Et see ei ole okei, kui mul on 10 minutit koju sõita vaja ja umbes 5. minutil ma helistan koju abikaasale, et kuule, vau, ole nii kena, tee mulle gin toonik valmis. Et kui ma tulen koju, et ma siis saan nagu pinged alla võtta. See oli see kevad, kus ma pöördusin 2 korral sellises tugevas emotsionaalses madalseisus olles juba psühholoogi poole. Esimesel korral mulle ei meeldinud selle psühholoogi hääl, tema juurde ma ei jäänud käima, kuid teisel korral tekkis meil see turvaline kontakt ja tema võttis kätte selle julguse ja ütles, et kuule, tüdruk, kas sa saad aru? Et sa sõidad aurude peal. See lugu läheb lõbusamaks. Et võib-olla see oli nagu selliseid esimesi märke, selliseid esimesi hetke, kus ma hakkasin endale tunnistama. Sellepärast, et tööl olid asjad läinud nii metsa, et minu teeneid eriti nagu ei vajatud enam. Sellepärast, et kui kõiki sinu ülesandeid peab ümber tegema, siis sama hästi võiks keegi teine seda kogu aeg teha. See oli see hetk, kus ma olin kojasekretär ja kus sa ei suuda ühtegi protokolli teha esimese korraga valmis. Ka siis sa ei täida oma kohustusi. Ühel hetkel mulle jõudis see siis kohale, et asjad vist ei ole okeid. Ja see oli umbes sellisel ajal, kus ma lõpuks jõudsin välja ka psühhiaatrini, kes palus, et ma jääksin nagu kohe koju. No ma palusin, et annaks mulle ajapikendust 4 päeva veel, sellepärast, et mul oli üks üritus korraldada. Ja kuna see oli minu vastutada ja ma ei tahtnud kellelegi seda kaela jätta, siis ma kauplesin talt selle välja. Ja niimoodi ma töölt ära tulingi. Ma teadsin, et mitte keegi mind sinna tagasi enam ei oota. See oli suve algus. Suvi ise oli selline, kus ma lihtsalt olin. Ma ei teinud mitte midagi, ma olin teadvustanud endale seda, et ma pean võtma aja maha. Mis veel nagu natuke hüpata tagasi sellele depressiooni väljendumisele, oli see, et lisaks nendele mäluhäiretele tekkisid ka füüsilised valud kehas, mis olid tegelikult täiesti põhjendamatud. Ma ei saanud enam teha trenni, sellepärast, et mu käsi enam ei tõusnud. Ma ei saanud teha ka sellepärast trenni, et ma ei suutnud platsi peal hoida seda tähelepanu, mida ma pidin hoidma sulgpalli mängides. Ma nägin küll, et pall tuleb. Aga see, et ma peaks nagu reketi üles tõstma sellel hetkel, selle valusa käega, siis seda ma tegin liiga hilja. Ehk see aju enam ei töötanud. Ma sain aru, et minu aju on läinud katki. Ja loomulikult mingisugused hingamisraskused, mida ka väljapoole märgati, kuid mille peale ma ise ütlesin, et teate, et seda mul on kogu aeg olnud, et see läheb üle. Ta läkski üle natukeseks ajaks. Kui ta tuli tagasi, järjest sügavamalt ja järjest suuremini. Nii suurelt, et kõrvaltvaatajad soovitasid mul EMO-sse pöörduda sellega, aga ma teadsin, et see läheb üle. Ma ju saan hakkama selle kõigega. Sest et ma ei saa midagi muuta. Võib-olla see sõnum, et ma ei saa midagi muuta, oli see põhiline mõte, mis takistas mul juba varem iseendaga tegeleda. Väga paljud on mu käest küsinud, et kust kohast see depressioon nagu tuli järsku. See ei olnud tingitud sellest tööst, mida ma tegin tol hetkel. Ma olen
ma mäletan, et ma pöördusin psühholoogi poole juba, ma arvan, keskkoolis. Ülikooli alguses ma kasutasin esimesed antidepressante, küll lühiaegselt ja nad mõjusid väga hästi, sest et ma sain ennast jälle käima. Need aitasid mul uuesti käima saada. Ja sellega see asi piirdus. Järgmisel hetkel oli siis, kui ma olin saanud 2 last, soovisin tagasi tööle minna, kuid mul ei õnnestunud see. Ja kogu see elukorralduse muutus, kõik, mida me pidime läbi elama, see oli järgmine koht, kus ma lihtsalt ei tulnud toime. Jälle rohud aitasid. Jälle ma sain natuke kõrgemale, jälle ma pidasin vastu. Ja niimoodi ma liuglesin päris pikalt, kuni selle hetkeni, millest ma rääkisin teile, et ma enam üle ei saanud. Sinna vahele mõned aastad veel enne seda kevadet sattus selline tore juhus. Minu laps läks esimesse klassi ja mulle tundus, et temaga ei ole kõik okei. Ta on nagu liiga morn ja ta on nagu natukene võib-olla siuke häbelik ja seal olid üht-teist veel, mis ma mõtlesin, et äkki tal on midagi viga. Ma viisin ta psühholoogi juurde. Ta sai 10 korda saviteraapiat ja kui see läbi sai ja tema juhendaja mind enda juurde kutsus ja tahtis nagu lapsevanemale ülevaadet anda, siis ta ütles, et teate, lapsega on kõik korras, aga ema võiks arsti poole pöörduda. Ja mulle oleks võinud sellest piisata. Aga see oli minu meelest parim näide sellest, kuidas me pindu teises silmas näeme, aga palki enda silmas ei näe. Sellepärast, et sellest möödus veel 3 aastat, enne kui tuli see kevad. Kui nüüd hüpata sellest ajajärgust edasi, siis tol suvel ma sain aru, et ma olen nagu oma öökapi peal olev kell, kes on seinast juhtmega välja tõmmatud. Ja töötab patareide peal. Ma teadsin, et mina olen see kell, kes töötab patareide peal. Minu aeg ja energia, see on limiteeritud selle energiavaru peal, mis patareides on. Ja ma teadsin seda, kui ma seda arukalt ei kasuta, siis see pilt kustub ära. Ma olin 2 lapse ema, ma ei saanud endale seda lubada. Seega ma pidin muutma oma mõttemaailma. Õnneks oli mul väga toetav psühholoog, kes aitas selle mõttemaailma muutmisele kaasa ja tõi välja sellest mustrit, et ma ei saa midagi teha. Olles olukorras, kus sa tead, et sa ei saa jätkata enam selle tööga või selle kogemusega, mis sul on. Ehk siis olin administratiivtöö peal väga pikalt olnud. See oli see, mis mind on kannustanud. Ma ei saa seda jätkata. Sellepärast, et sel hetkel, kui ma panin töölt lahkudes oma arvuti kinni, ma käisin arvutitest kaarega mööda. Ma ei saanud neile isegi enam läheneda, rääkimata neid lahti teha. Ja veel hullem olid manused kirjadel, et see oli täiesti välistatud sel perioodil. Ma ausõna võtsin 100 kordi ennast kokku, aga sellest ei tulnud midagi välja. Ja tol hetkel ma sain nagu aru, et kus enne jäi pooleli see mõte, et see muutus, ma sain aru, et ma ei saa enam minna sellega edasi, ma ei saa seda tööd enam mitte kunagi teha. Mul ei olnud valikut. Ma pidin muutma oma mõttemustrit, ma pidin ennast muutma, ma pidin midagi muud välja mõtlema. Ja
ühel hetkel mulle jõudis kohale minu psühholoogi sõnum, kes ütles, et kas sa oskad üldse märgata, mis on sinu enda kogemus? Ja sel hetkel ma sain aru, et minu kogemus on täna siin selles olukorras olles see depressioon. Minu ema on olnud eluaeg depressioonis. Praegult väga-väga raskes seisus. Seega ma tean, mis juhtub siis, kui sa mitte midagi ette ei võta. Ja teate, see on päris õudne. Ma nägin, kuidas see kandub edasi minu lapsele. Mis oli minu elu eesmärk, et ma ei taha, et juhtuks midagi sellist, mida ma tegelikult oma ema poolt tunnetasin, et minuga toimub. Ma ühel hetkel hakkasin ju märkama, et ma sarnanen temaga natuke liiga palju nendes kohtades, mida ma olen kujutanud ette, et ma ei taha sarnaneda. Ja mina olin see keskkoht. Mina olin see muutumispunkt. Ja ma avastasin enda jaoks seda, et mul on täiesti fantastiline positsioon. Mul on see positsioon, kus nii-öelda selles haiguse sees olles ma saan aru sellest hirmust ja sellest, mida see hirm sunnib meid tegema. Ja samal ajal ma sain aru, kust see hirm tuleb. Mis on tunne selle emotsiooni taga, mis meid kannustab niimoodi käituma. Ma piltlikult ütleksin, et mul oli nähtav medali mõlemad pooled. Ja see oli seesama hetk, kus ma sain aru, et vau, üks uks sulgus, aga see teine uks, see uks, kuhu ma liikuma võin hakata, see uks, mille taga oli minu ainuke, minu poolt defineeritav unistus, kelleks ma tahan saada. See unistus oli välja öeldud umbes 11-aastase tüdrukuna. Kus ma ütlesin välja, et ma tahan saada lastepsühholoogiks. Okei, lastepsühholoogiks ma ei saa, sellepärast, et minu ratsionaalne mõistus võttis tol hetkel vastu teistsuguse otsuse, et ma mõtlesin, et kellel oli terapeut ja psühholoogi ikka vaja on. Ja läksin logistikat õppima. Ma sain aru, et täna on mulle see uks uuesti avatud ja mitte läbi selle, mida ma koolis õppida saan, vaid läbi selle, mida ma olen läbi kogenud. Kogemus on midagi, mida me ei saa mitte kunagi keegi õppida kuskilt koolist. See on midagi veel ülimat. Ja seda muud tarkust saan ma juurde õppida. Ja saades aru sellest võimalusest, ütlesin ma kõva häälega välja, et kui mul on depressioon, siis see on jumala äge, sellepärast et teate, kui põnev on seda uurida. Ma läksin kooli, see oli juba sügisel sel samal aastal, kus ma läksin õppima holistilist fütoteraapiat. Sisuliselt on see taimeravi, kuid see ei ole mitte ainult erinevad kreemid või teed, mida sisse juua. See on midagi natuke erilisemat. See on taimede energeetiline vägi. 2 kuud selles koolis käies sain ma nii palju innustust, et ma läksin järgmisesse kooli. Ma läksin õppima hingamistööteraapiat, sellepärast, et pärast esimest teraapia kogemust sain ma juba kätte sellise vau-efekti, kus ma sain ligi oma alateadvusele. Ma sain aru, miks miski välisteguritest mõjutab mind nii ja mida ta minus aktiveerib. Ja kui ma saan aru, mida ta minus aktiveerib,
siis ma saan sellega tööd teha. See kannustas mind nii palju, et ma läksin õppima hingamistöö teraapiat. Seega vaid pool aastat peale depressiooni diagnoosi, millega ma samal ajal, mille raviga ma samal ajal nagu tegelesin, hakkasin ma seda uurides õppima ja avastasin, et milline kirg mind sellest saadab. Teate, mul oli siuke tunne, et ma olen jõudnud koju. Need inimesed ja need mõtted, mis seal juures olid, need olid lõpuks omati sarnased minu omaga. Teate, kui te olete pidanud elama väga pikka aega või töötama väga pikka aega koos sellisena, kus teie arvamusi või teie nägemusi ei osata nagu hinnata või need on nii palju teistsugused või teistsuguse vaatenurga alt, et sa õpid seda mitte välja ütlema. Ja nüüd ma avastasin seda, et ma ei peagi väga palju seletama, sest et nad saavad juba aru. Kogu see õppeprotsess, see oli samal ajal minu raviprotsess. Ma õppisin ennast tundma, ma mõistsin oma emotsioone ja ma hakkasin mõistma neid tundeid nende emotsioonide sees. Teate, ma olen aru saanud, et see on minu isiklik arvamus, et depressioon, see on üks hunnik tundeid, mis meie kehasse enam ära ei mahu. Me muudkui matame oma keha sisse mingisuguseid tundeid, mida me ei julge välja näidata. Me topime seda oma keha sisse nagu kappi, riideid. Ühel hetkel see kapp saab täis. Ja see ongi see murdemund, kus see kapp läheb katki, uksed kukuvad eest ära. Need tunded ei mahu enam sisse ja see keha lihtsalt ütleb üles niimoodi, nagu minul ütles. Ja ainuke viis sellest välja tulla oli minu jaoks see, et ma hakkasin neid tundeid tunnetama. Ma lubasin oma kehal nende tunnetega tegeleda. Ja järgult hakkasid minust välja kasvama need hirmud, need käitumismustrid, need probleemid, millega ma olin siis aastaid tegelenud. Teate, kui te saate aru probleemi põhjusest, siis te saate sellega ka midagi teha. Need on omavahelises seoses. Ja see on minu jaoks olnud selle depressiooni ravimi alus. Täna on möödas minu koju jäämisest circa 3 aastat, 2,5. Mul on seina peal 5 diplomit. Ma olen täna hingamistöö terapeut, ma olen kogemusnõustaja, ma olen metsakümbluse matkajuht. See on meeletu kirg, mis mind innustab seda kõike tegema. See on tulnud minu seest ja ma olen loonud endale oma väljundi. Seega ma võiks öelda, et see depressioon oli minu jaoks nagu päästerõngas. See oli midagi, mida oli vaja läbi kogeda. Need kogemused on üldse elus sellised, et me armastame öelda, et on negatiivne kogemus ja positiivne kogemus ja negatiivset kogemust me üldiselt lükkame maha. Aga mis siis, kui võtaks selle kogemuse lihtsalt kui neutraalse, et see on kogemus, mida ma sellest õppida saan? Teate, need kogemused ei ole üldse nii hirmsad enam siis. Ka need negatiivsed mitte. Nüüd ma läksin oma ettekande sisuga natuke lappama. Aga mida ma teile veel tahaks rääkida, on võib-olla see toetus. Need ajajärgud, kus ma tulin Chase'isse,
ja kus ma olin depressioonis, langesid kokku. Need ei olnud omavahel seotud, aga nad langesid kokku. Ma arvan, et see oli parim asi, mis üldse juhtuda sai. Ma ei ole kogenud suuremat toetust oma elus. Kui siin selle JC pere juures. Need on juba rõõmupisared. Et see tunnustus, mida me oskame teineteisele jagada ja see oskus, kus me oskame teineteises välja tuua seda, mida me oskame teha ja mitte ette heita seda, mida me ei oska teha. See on fantastiline. Täna 2,5 aastat hiljem olen ma arvutiga juba peaaegu sõber. Mul ei teki enam migreeni, kui ma pean selle lahti tegema. Kuid ka täna siin selle projekti juures töötades ütlesin ma päris alguses kohe oma projektijuhi Katrinile ära, et tead, et mul on siuke kiiks, mitte kiiks, aga ühesõnaga mul on siuke probleem ja mind on aktsepteeritud. Kui ma julgen välja öelda selle, milles ma vajan toetust, siis inimesed oskavad mulle seda toetust anda. Ja ma arvan, et see kogukond siin on nii tark ja nii erudeeritud ja nii äge, et nemad toetavadki. Minu käest on ka palju küsitud seda, et kuidas siis olla toeks inimesele, kes on depressioonis. Ma räägiksin siia 2 lugu juurde. See oli tol samal aastal, kui ma selle diagnoosi sain. Sügisel pidin ma võtma ennast Töötukassas arvele. Sellepärast, et mul säiliks haigekassa. Ja ma pidin selleks minema veebi. Ma pidin selleks otsima üles Töötukassa lehe, sisse logima, sealt leidma üles need taotlused ära täitma. See lugu käis minu jaoks niimoodi. Ma hommikul mõtlesin, et ma pean selle ära tegema, ma ei saa seda enam venitada. 9-11 ma lugesin uudiseid. Kell 11 ma olin juba nii närvis enda peale, et kurat, kas sa ei või seda lehekülge lahti võtta. Aga no käsi lihtsalt ei tõusnud. Teate, see käsi lihtsalt ei tõuse. Siis ma olin selle 2 tunni jooksul umbes mingi 5 või 7 korda WC-s käinud, sest et WC-sse ikka võib minna, eks ole, on ju. Ja kui ma lõpuks jõudsin ringiga baarikapi ette, seal baarikapi all on mul kell ja vaatasin, kell on 11. Mõtlesin, et kuule, Karolin, kell 11 sa ei tee ühtegi džinntoonikut. Suure vihaga ma läksin sinna arvuti ette, istusin maha, hakkasin seda Töötukassa lehte otsima. Ma leidsin selle lehe ülesse. Ma suutsin isegi sisse logida sinna, aga selle taotluseni ma ei jõudnud. Ma lihtsalt ei näinud seda enam. Võib-olla Jaan Aru oleks osanud öelda siin, et miks see aju mängib sinuga? Sellepärast, et sellest samast kevadest saadik on mul täielik valiknägemine. On teatud asjad, mida ma pingeseisundis lihtsalt ei näe. Ükskõik kui palju ma pingutan selle jaoks, ma lihtsalt ei näe seda. Kell 1 oli mul nii tugev migreenihoog, et see viis reaalse oksendamiseni. See oli siis see tulem, kui ma võtsin ennast kokku. Ma julgesin pöörduda ühe oma sõbranna poole, kes oli varem Töötukassas töötanud ja leppisin kokku järgmisel päeval, et ma olen tema juurde seda taotlust tegema. Me istusime üle laua. Tema võttis lahti minu läpaka kaane. Tema logis sisse. Tema võttis lahti avalduse. Ta küsis mu nime. Ma ütlesin Karolin. Ta küsis veel mõningaid küsimusi ja need tundusid mu jaoks nii tobedad, kuidas ma ise neid kirjutada ei saa.
ja jube tülikas oli talle neid ette vuristada. Seega ma keerasin selle läpaka enda juurde ja täitsin kogu selle avalduse ära. Lihtsalt. Ehk siis see toetus oli aidata teha lahti läpaka gaas. See oli kõik, mida ma vajasin. Teate, sellise aktiivse ettevõtliku inimesena mulle endale tundub ka see tobe. See on nii tobe, et seda ei julge isegi kellegi käest paluda. Aga vahest nii lihtsad liigutused võivadki olla toeks sellistel kriitilistel situatsioonidel. Seega, kui keegi küsib teie käest abi, siis ma soovitan küsida, et millist abi. Me võime teineteist tohutult inspireerida, soovitada, kuidas midagi teha. No vot, näed, kirjutad üles endal, mis sa päeva jooksul kõik tegema pead ja siis sa saad need kõik ära teha. Teate, ma kaotasin selle nimekirja ära, enne kui ma jõudsin seda asja tegema minna. Mul oli vaja midagi tööle kaasa võtta, ma panin selle välisukse ette, et ma jumala eest sellest mööda ei läheks, kui ma sinna tööle läheksin, et ma võtaks selle asja kaasa. Ja siis, kui ma uksest välja läksin, tegin mu ukse lahti, ma astusin sellest asjast üle ja läksin tööle. Absoluutselt mitte mingit probleemi ei olnud. Ma isegi ei näe enam neid asju. Seega, see depressioon on midagi niisugust keerulist, mida ma nagu olen märganud, et inimesed sageli ei mõista, et see nagu polekski haigus. Ma arvan, et nii meie järgmine kõneleja kui ka väga paljud teised saavad selle arvamuse ümber lükata. Ja see depressioon on tegelikult täpselt samasugune haigus, nagu me põeme mingisuguseid erinevaid haigusi. Kilpnäärme ületalitus. See on ka haigus. Tal on omad sümptomid, tal on oma raviviis. Depressiooniga on täpselt sama lugu. See ei ole midagi häbiväärset, kuigi me häbeneme seda. Ja miks ma täna siin olengi see, et see ei ole midagi häbiväärset. Sellest võib sündida midagi väga ägedat ja väga erilist. Mina olen jõudnud läbi depressiooni oma kire juurde. Ma ei oleks eluski siia jõudnud, kui ma ei oleks ette võtnud seda muutust. Minu mõttemaailm on nii palju muutunud ja see on nii palju avardunud, et seda on väga raske sõnadesse panna. Kas ma olen täna terve? Kindlasti mitte. Aga ma olen tervem, kui ma kunagi varem olen olnud. See on minu lugu, mida ma suurima hea meelega teiega jagasin. Ma loodan, et see lugu innustas või toetas märkama oma lähedasi, tundes ära iseennast, et tegelege endaga. See on teie enda vastutus. Kui mina ei oleks seda vastutust võtnud, et mul on vaja muutuda, siis mitte midagi poleks muutunud. Alati on võimalusi, isegi siis, kui on täiesti väljapääsmatu olukord. Lihtsalt mul on väga kurb, kui peab astuma nagu nii sügavasse ämbrisse. Sest et, teate, see väljatulek ei ole olnud nii kerge. See on olnud väga raske. See 2 aastat töö endaga, need teraapiaõpped ja kõik, see on käinud üles ja allamäge. Kahjuks ka väga sügavale allamäge. Aga ma ei ole mitte kunagi ennast ja oma keha nii hästi tundnud,
kui varem. Ja seesama teadmine ja oskus oma keha nagu märgata ja sellest õppida aitab mul järjest rohkem uuesti üles minna. Nii et olge toeks ja olge toetatud. Ja nüüd, kui keegi julgeb, siis võib mu käest midagi küsida. Daamid ja härrad, aplaus, Karolin, Kairo, Kasman. Bravo! Tubli töö, see võttis sult väga palju, see ei ole lihtne. Olles ise näinud seda kõrvelt, mingil määral ise ka seda kogenud, et siis see on võimas see, mida sa läbi teed ja kui sa käid seal sügaval, aga tead, siin võiks igast paralleele tuua, et kui pole põhjas käinud, see ei oska üles tõusta või siis näiteks kui mingi kriminaal on üles tunnistanud pärast jõhkraid varjamisi, et lõpuks ta saab magada, et ta vabaneb tohutust pingest, või siis psühholoogid räägivad, et jah, et miks ekstravertidel on lihtsam, sest nad räägivad ja sellepärast kas või karjuvad, lõugavad, teevad trianglit, mida iganes, neil on lihtsam kui introverdid, kes hoiavad kõik endasse. Sellepärast, kui keegi küsib, et lähme välja karjuma, siis ütlen iga kell lähme, sest et ennast tühjaks karjud on alati väga hea, ükskõik mis. Ja vahel on hea ka lähtuda poksijatest, et andmisrõõm peab ikka kõige suurem rõõm olema, nii et pane vastu vahtimist ära, tasus ikka käia MyFitnessis. Et väga super. Esimesena annaksin kohe võimaluse meie publikule või veebist, äkki keegi soovib midagi küsida. Ahaa, näed, ongi kohe tulnud. Ingrid jälle aktiivselt tööle hakanud siin meil veebis, et jah, ma panen su kohe järgmisena, et saatke selle tütarlapse seal mikrofon, aga Ingrid ütleb meile veebis, et ütlesid, et depressiooni eest tervenemine on haige enda vastutus. Ometi on depressiooni üks suurimaid sümptomeid tahtevaegus, mis tähendab, et on pea võimatu isegi tõusta voodist. Depressioonist tervenemisel on kõige suurem roll inimestel meie ümber. Palun ära süüdista ennast ega pane ennast vastutama asjade eest, mille üle sul tegelikult kontroll puudub. Ja nüüd siis küsimus. Kes oli sinu tervenemise teel kõige suurem toetaja ja abikäe andja? Me saime aru, et suur aplaus muidugi JCI-le, kes tegite ära, aga kes on see perest? Tavaliselt seal kuskilt lähedalt või sõbraja või sõbranna? Minu puhul oligi JC inimesed. Sinu pere? Minu pere. JC pere. Väga äge. JCI-le üks mõnus aplaus. Ingrid, sulle vastus siis, et JC aitas. Ja annakski siis nüüd sõna selle tütarlapsele sealt. Palun, küsimus. Tere, on kuulda. Esiteks aitäh sulle selle julguse eest. Ja mul on küsimus, et kuna mul on endal üks lähedane on depressioonis, aga ta on jätkuvalt seal põhjas kahjuks, et sinu puhas arvamus lihtsalt, et kas on võimalik, et inimene tegelikult ei tahagi sealt välja tulla, kas ta lihtsalt ei oska või seal võib olla mingi kübe seda, et ta tegelikult mingil põhjusel ei taha tulla välja? Ma arvan, et nagu mõlemat, et see minu väljatulek oli ju ka ikkagi minu enda otsus. See oli see hetk, kus ma nägin, et minu vastutada on see, mis minu liinist edasi läheb. Eks ole? Et kui ma nägin, kuidas mind mõjutas see depressioon, siis ma teadsin, et ma ei taha nagu seda edasi anda. Et tegelikult keegi ei saa kõrvalt aidata. See on nii tugevalt minu enda otsuse sees. Ja kui inimene ise ei tunnista seda endale, siis olgem ausad, mitte mingit muutust ei tule. Et hea on, kui juhtub midagi sellist traagilist, nagu minuga juhtus, on ju. Et need klikid võivad tulla läbi mingisuguse kogemuse, kuid kahjuks mul on väga lähedase näol ka näide sellest, kus seda klikki ei tulnudki. Ja mitte midagi teha ei saa. Ta lihtsalt ei tunnista seda ja ongi kogu lugu. Et kõik ümberringi näevad, kõik ümberringi teavad, mitte nii kaua, kuni tema ise ei tunnista seda, mitte midagi ei muutu. See on ikkagi enda vastutus. See on nii kurb, kui see ka pole, on see enda vastutus. Et miks ma seda kogemuslugu nagu jagasin, ongi see teema, et kes tunneb ära, kes julgeb ennast ära tunda, et sellel on see võimalus. Kas ma vastasin su küsimusele? Jah.
Rain veebist kasutab hoopis küsimuse küsimise ära tunnustamiseks ja ütleb järgnevat. Oled tugev naine, tunnistades seda iseendale täna veel pigem tabuteemat, aga olles julgust ka seda jagada. Need ütleb aitäh sulle. Jaa, aitäh, aga selle tugevuse koha pealt mul on isiklik arvamus. Teate, mind on alati peetud tugevaks. Alles 1,5 nädalat tagasi minu oma vend ootas, et ma iseloomustaksin ennast kui, et ma olen tugev. Teate, see tugevus ongi see trikikoht siin. Et ma olen olnud nii tugev, sellepärast, et mul ei ole olnud julgust olla nõrk. Läbi selle isikliku nõrkuse tunnetuse, tunnistamiseni, et see on okei, et ma ei oska. See on okei, et ma ei tule toime. Või see on okei, et ma kukkusin läbi. Läbi selle tegelikult sa saavutad selle edasimineku. See, kui sa raiud oma tugevust, see viiski mind sinna. Minu isiklik arusaam on sellest, sest et ühel hetkel see tugevusega sa muudkui topid endale neid tundeid sisse sinna kappi. Ja see saab täis ühel hetkel. Mõnel inimesel saab see varem täis, mõnel inimesel saab see hiljem täis, mõnel ei saa üldse täis. Me oleme nii erinevad lihtsalt, on ju. Aga see tugevus on küll ühelt poolt jah, aitäh, aga see tugevus on mina ütlen, et see on olnud minu nõrkuseks. See tugevus on minu nõrkuseks olnud. Ja oskan siia ainult sekundeerida, et meestelt tahetakse ikka, et me oleme ikka vaprad ja tugevad ja kunagi ei nuta ja siis tuleb Titanic ikka ei nuta ja siis pannakse peale lõvi kuningas ja anna ämber alla, on ju. Et olen ise ka ära õppinud, et nõrk olla on väga hea, sest et kui oskad olla nõrk, siis oskad olla tugev, sest et kui lähed koju ja sul on ikka olnud näiteks minu enda töös väga-väga raske sündmus, oled näinud midagi väga utoopilist, näiteks pulmades igast asju juhtub. Tead, kui on minna koju oma teise poole kaissu ja lihtsalt olla seal ja siis jääb küll niisugune visuaalne pilt, et kuhu see pisikene kiisupoja nüüd tuli, et vahepeal tahadki olla niisugune kaitsetu ja et ei pea olema kogu aeg tugev. See nõrk olemine on oluliselt raskem kui tugev olla. Päriselt. See nõrk olemine on märgatavalt keerulisem olla, kui taguda endale rusikat vastu rinda ja öelda, et ma olen tugev, ma saan hakkama. Aga ühiskond tahab, et me oleksime kogu aeg tugevad. Aga minul on sulle küsimus, et lugesin kunagi, jälle mulle meeldib jubedalt lugeda, sest et mina usun, et teiste inimeste mõtteid on väga hea kuulata. Et hakkab näiteks hambapesust pihta hommikul. Soovitatakse, et peske 2 minutit, on ju. Kui sa ei pese üldse, on halb, aga kui sa pesed 30 sekundit, on juba palju parem. Kui sa ei tea, kuidas olla julge, öeldakse, et mis on alati julgeid tegusid, on ju. Aga mis on julge tegu? Mõne jaoks uksest välja minek, teise jaoks külla minek, on ju, ehk siis tee sammhaaval. Mis on tahtejõud? Kas tahtejõud on teha iga päev 100 kätekõverdusi või teha iga päev 1 kätekõverdus ja nii elu lõpuni, ehk siis lihtne matemaatika, et jaaks arvutada, siis elu jooksul teed kuskil 30 500 kätekõverdust, on ju. Aga kuidas sina saad depressiooniga hakkama, et iga päev see väike pingutus, nagu majanduskasvu 0,2%, aga ikkagi edasiminek? Tunnistan ausalt, mina endale mingit rutiini ei ole suutnud sisse viia. Küll aga ma olen õppinud niisuguse nipi oma meeleolusid mitte isegi meeleolusid, aga ma tunnen ennast täna nii hästi, ma tunnen oma keha nii hästi, ma tunnen oma emotsioone ja nende käekäike nii hästi, et ma saan aru, kui mul tekib mingisugune reaktsioon. Ma oskan täna näha, mis selle reaktsiooni põhjustab. Ja siis julgen ma istuda maha, minna kellelegi rääkima või öeldagi, tead, ma kardan. Või tead, mul on nüüd see koht, kus mul on nagu tobe hirm. Et näiteks mees kutsus mind kaubamajja ja ma ütlesin talle, et ma ei tule. No miks ma ei tule? Ja see julgus,
seisnes siis sellest, ma ütlesin, et tead, et ma ei tule selle pärast, et ma kardan oma endise ülemusega seal kokku juhtuda, sest et tema armastas sopata. Ja ma ei tea, mida talle öelda või ma ei tea, kuidas reageerida, et kas vaadata talle otsa või mitte vaadata talle otsa. Et see oli see põhjus, miks ma poodi ei läinud. Mees vaatas mind siukse näoga, kas ma olen lollakas või? Ja ütles, pane nüüd riidesse, lähme nüüd poodi. Aga võt, läbi selliste ausate ülestunnistuste julged sa rohkem oma kodust välja minna. Et need põhjused tegelikult võivad olla hoopis kuskil kaugemal, on ju, miks me midagi tegemata jätame. Või siin oli ka see tahtejõust, on ju, et see madalseis, see tähendab seda, et ma mäletan, et ma olin ükskord diivani peal. Ma olin pikali ja ma tundsin, et mul tuleb hoog peale. Ma pean liikuma saama. Ja mul ei olnud seda jõudu, et ma tõuseksin istukile, tõuseksin püsti, vahetaksin riided ära ja läheksin õue. Nii palju mul jõudu ei olnud. Mul oli nii palju jõudu, et ma voolasin diivani pealt alla, sõna otseses mõttes kukkusin põrandale. Ja kuna põrandal oli nii ebamugav olla, siis ma sealt roomasin koridori, panin lihtsalt jalanõud jalga, õnneks mul oli midagi siukest sünnist seljas, ja läksin välja. See oli see, kuidas ma võitlesin selle tahtejõuga. Seda tahtejõudu põhimõtteliselt ei eksisteerinud. Aga ma sain aru, et ma pean liikuma minema, sest et muidu läheb asi lappama. Et sellised situatsioonid on väga keerulised. Mul tuli sellega meelde siis põhikooli aegsetest aegadest sükene, kuna mul on 2 venda, siis mis asi on tahtejõud? Tahtejõud, et oleks hea tahtejõudu väljendada, vabalt võiks selle väljendada ära 3 tunni jooksul rahulikult, ilma kiirustamata. Meil oli tavaline taktika see, et ema helistas natuke enne kella 6, et poisid, mida te poest tahate, et ma hakkan koju tulema, kas kõik kodutööd on tehtud? Muidugi, kõik on tehtud. Nii kui kõne lõppes, nii sina oled pannud keskkütte, sina oled hakkad kartuleid korjama, sina tõmbad kohe tolmuimega ära. Poole tunni pärast ema oli kodus, kõik oli tehtud. Ehk siis saa aru, mis on see initsiaator, kuigi oleks võinud rahulikult teha, ammu tehtud. Ja kõige naljakam oli see, et keskküttega maja, ema tuleb koju, maja on külm kui hundilaut, aga keskküttetorud on nii kuumad, kui vähega olla saab. Et see, milline tahtejõud. Kõik on tehtud, ammu. No, kuule, loogiline, et ema sai aru. Aga kas meil on veel mõni küsimus äkki publikust, kui ei ole, siis Karoliin, suur aitäh sulle. Teeme talle ühe võimsa aplausi. Palun.